on juba mitu päeva üks õppetund hingel, mida tahaks jagada ja enda seest välja saada. Ja õppetund seotud siis nagu ikka minu püüdlustega jõuda oma perfektsionismi juurpõhjusteni ja need siis välja juurida. Perfektsionism on tegelikult siuke toimetulekumehhanism paljuski, mis saab alguse mingist traumast. Ja trauma on jälle omakorda väga tugevalt seotud või traumad on väga tugevalt seotud hirmu ja häbitundega. Kes vähegi viitsib ja soovib trauma kohta rohkem teada saada või traumade kohta, mis trauma on, siis soovitan kuulata selle nädalast Rituali podcasti, kus teema väga üksipulgi lahti võetakse. Mul personaalselt oli sellest väga palju abi. Ühesõnaga õppetunnist, et kuna ma selle teemaga endas tegelen ja just hirmude ja häbitunde poolega, siis oli selline episood eelmine nädal, kuna minu töö on seotud infoturbega, siis käisin Baltic Nordic Security Summitil Tallinnas ja siuke läbiv toon, mis silma jäi ja häiris, oli vendorite meeletu püüdlus teha müügitööd läbi hirmu. Et kui sa ei tee nii, siis sind häkitakse ära ja on andmeleke ja miljonid kahju ja kogu praktiliselt kõik sessioonid olid üles ehitatud numbritele ja hirmule. Ja see jäi nii kohutavalt hinge kriipima ja segama. Et kas tõesti siis kuidagi teistmoodi ei saa. Loomulikult riskid on olemas, riske tuleb teadvustada. Ei saa pead liiva alla peita. Ei saa olla sinisilmne, et kõik on ju kogu aeg korras. Aga sageli on ka siuke terve või tervislik riski võtmine okei. Ja riske tulebki võtta. Ja hirmu üks kõrvaltoimeid ongi see, et inimesed ja ettevõtted loobuvad riskide võtmisest ja loobuvad uute asjade proovimisest, loobuvad edasiliikumisest, loobuvad arenemisest. Ja see on see minu õppetund, mida ma tahtsin jagada. Ja igapäevaelus, mis nagu minu puhul kindlasti probleem oli ja mida ma endas jällegi võtan sügava õppetunnina, on see, et kuidas hirmu vältida lapse kasvatamisel. Et ei saa last hirmuga sundida õppima, hirmuga sundida sööma. Et see kõik tekitab tegelikult traumat, millega laps tulevikus peab hakkama tegelema. Alati on olemas ka teised meetodid. Ja muideks, perfektsionist minus ütles, et oi, see video ei saanud ikka, või see lõik ei saanud väga okei, et mis ma rääkisin, et peaks ikka uuesti proovima, uuesti rääkima, et inimesed ei saa aru. Ja miks nii pikalt ja miks kokutades. Aga võt, ei tee uuesti. Jääbki nii nagu on. Sest sageli ongi piisav juba väga hea.